Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere! Alustab Postimehe spordisaade Pressisektor. Oleme eetris neljapäeviti, et rääkida Eesti, vahel ka maailma tippspordist nii, nagu meile seda meeldib teha, särtsakalt ja otsekoheselt. Pressisektoris on täna koha sisse võtnud spordiajakirjanikud Jarmo Jagomägi ja mina Ott Järvela ning täpselt nagu 2 nädalat tagasi on meil külas ja abiks jäähokispetsialist Villem-Hendrik Koitmaa. Sellises koosseisus me täna jääle läheme. Staar. Pressisektori seekordne staar on rallimees Ott Tänak. Kui roolivõim poleks Portugalis üles öelnud, olnuks Ott Tänakul Portugali ralli esikoht ikkagi suhteliselt kindlalt olemas. Paraku see roolivõim laupäeva õhtul üles ütles ja nii tuli leppida teise kohaga, aga kokkuvõttes Ott Tänaku kogu hoiak ja meelsus sellel rallil oli tohutus kontrastis 3 nädalat varem Kanaaridel nähtuga, ehk et 2025 võib veel minna sõiduks MM-tiitli nimel. Seda paistis Portugali ralli küll viitavat. No, kui me siin Kanaaride etappi järel olime suhteliselt mustades toonides, rääkisime asjadest, olime negatiivses meeleolus, Hyundai ei töötanud, aga siis ütleme nii, et nüüd see olukord ikkagi andis palju rohkem päikesekiiri, sellepärast et Hyundai tiim ütles ju pärast Kanaari juba, et meil on kruusaks parem auto, ilmselt nad ise suht enesekindlad, meie enesekindlad ei olnud, aga tuleb välja, et tasub neid kuulata, sellepärast jah, et üks asi on Ott Tänaku tempo, aga tegelikult oli kogu Hyundai tiim, ma ütleks tervikuna pigem ikkagi Toyotast natuke üle, mis oli üllatav, et okei, hooaja pikas faasis võib-olla Toyota natuke vastupidavam, see lööb välja siin ka, aga vähemalt on nüüd seis selline, et me ei pea selle kruusarallide seeria eel olema väga mornid. Lugesin sellist hinnangut, et järgmised 2 kruusarallit, mis tulevad, on nüüd ju Sardiinia ja Kreeka, mis on mõlemad pigem sellised aeglasemad kruusarallid, et nendel peaks Hyundail asi kohe eriti hästi sobima, sellele järgnevad Eesti ja Soome rallid, mis on võib-olla veidikene keerulisemad. Jah, et nagu need samad mured olid tegelikult alles jäänud Hyundail, mis olid Kanaaridel ehk asfaldil, ehk siis alajuhitavus pluss tasakaalu probleem. Aga nagu Tänak ja teised on öelnud ka, et kruusal saab neid rohkem peita, seal saab rohkem autoga mängida ja nendel aeglastel lõikudel saab seda efekti veel ära kasutada, et selles mõttes jah, et seda saab positiivselt kaasa võtta küll. Villem, mis mulje sul Portugali rallist jäi? No tundub, et asjad lähevad paremuse poole tõesti, et nagu mainisid, et siis auto nägi parem välja, kuigi siis lõpuks roolivõim alla andis, et seda ei tea, kas siis nüüd sõitis kuskil kivil otsa või lihtsalt auto ütles üles, aga kindlasti positiivsuse märke ja kui vaadata niimoodi ajalust tagasi, nagu mulle ikka meeldib, siis 2009 Ott Tänaku debüüt oli Portugali rallil. Nii et kas nüüd see 2025 tiitel sai siit sellise muudepunktina alguse, seda näeme märksa hiljem, aga too oleks tagasi vaadata. Kuule, väga hea, aitäh, sa andsid meile kohe siin ühe jutu või loo teema, juhatasid kätte, et sellised asjad meil spordiajakirjanikele väga meeldivad. Ma ei eksi nüüd selle fakti. Saab mingis suva asjast võtad kinni ja hakkad heietama ja keerutama, vaata. Niimoodi need asjad kokku tulevad. Aga ma nüüd küsin sinu kui spordipraktiku käest sellist asja, et mis nagu sportlase peas ja hinges toimub, kui pikka aega asjad pole toiminud ja siis järsku nagu ikkagi hakkab lootust andma? No eks see on professionaalsuse üks suurimaid külgi on see, et sa teed tööd ilma kohese tulemuse nägemiseta. Et spordis, mida kõrgemale tase läheb, seda kauem sa pead ootama viivisega seda tulemust. Ja ma arvan, et see on just hea näide, et sa teed tööd ja järsku, kui on selline läbimurre, siis keegi ei näe neid raskeid aegu enam, vaid näevad seda hetke, kui sa õnnestud. Et tuleb kannatlikkust hoida. Aha. No Tänakule kannatlikkust muidugi see Hyundai aeg on õpetanud. Terve eelmine hooaeg oli ju säärane, kus tuli olla kannatlik. No mitte ainult eelmine, vaid see tähendab kogu see Hyundai periood, isegi kui ta seal enne M-spordi olekut, siis seal oli, et see on teda kindlasti vaimselt tugevamaks muutnud ja paistab, et äkki siis hakkabki natuke see asi vilja kandma, sellepärast, et kui muidu on olnud nii, et seda Hyundai'd on nimetatud Thierry Neuville'i autoks, siis nüüd Thierry Neuville ütles, et äkki mina pean hoopis hakkama Tänaku seadet kasutama, et seal võib-olla mingisugused nihked tekivad, aga et ma arvan, et Tänak on ka väga palju pidanud selle auto järgi just kohanema ja ennast muutma, aga see käibki selle asjaga. Aga kui palju ta on seda autot nüüd enda omaks teinud ikkagi?
või on see ikka veel Thierry või Villi Hyundai või hakkab ju Ott Tänak omaks muutuma? No seda on väga raske öelda, sellepärast et Vill on seal olnud nüüd üle 10 juba, kui ma ei eksi, või 10, millal see Hyundai tagasi tuli WRC sarja ja üldiselt on kõik käib ikkagi tema taktikepi järgi ja Tänak ju jälle sellel rallil ütles ka, et mingil hetkel see mugavustsoon on tegelikult väga lühike ikkagi, ehk siis laias plaanis see on ikkagi Villi auto, millega siis Tänak kohaneb, aga seal hakkavad nüüd mingisugused detailid võib-olla tema kasuks ka mängima. Krahh. 3-0 Kalevile teatas Gregor Hermet Eesti Televisiooni pühapäeva õhtuses spordisaates, kui Tarmo Tiisler tema käest küsis, mis seisuga Eesti meistrivõistluste finaalseeria lõpeb. No nüüd me teame, et Gregor Hermet eksis, sellepärast et teisipäevane esimene kohtumine Kalevi spordihallis läks ootamatut rada pidi. Tartu võitis esimese poole ja 47-33 oli kolmanda veerandaja keskel juba 21 punktiga ees. Ja kuigi lõpuks Kalev natukene lähemale tuli, siis tegelikult ohtlikuks ju kordagi ei muututud. Tartu võitis 86-80, täna on seeria teine mäng Tartus ja kogu see finaalseeria on saanud hoopis teise intriigi. Villem, mis juhtub seeria sellise iseloomuga siis, kui see algab ikkagi suure üllatusega? No see kindlasti toob seda põnevust seeriasse. Mis mängijates juhtub? Kui sa meenutad enda karjääri tagasi, et on ju kindlasti olnud seeriaid, kus te lähete peale kas siis soosiku või outsiderina ja siis juhtub teistpidi asi. Ma arvan, et kokkuvõttes, kui sa jõuad sinna play-offi, kui sa jõuad finaali nagu antud hetkel, siis sa väga palju ei mõtle ise mängijana sellele, et ma olen nüüd täielik outsider, et sa lähed ikkagi vastu inimestele, sportlastele nagu sa ise ja annad endast parima ja ma arvan, et väga palju psühholoogiliselt mõjutab see, et ühelt poolt Tartu, kellel on selline Eesti mõistes Game 7 võit all, mis annab meeletult seda enesekindlust meeskonda ja liidab nad kokku ja raske seeria võit ja see annab nii palju seda kütust juurde. Ja nüüd Kraama, kes tuleb väga sellise peale vaadata. 3-0 ja 3-0. Jah, 3-0 on 3-0, et ei ole midagi teha ja natukene pikem paus ka tulevad ja veeretame ära sellise suhtumisega, siis põletaksegi niimoodi. Aga jällegi lõpetan kiirelt lause, et mida pikemaks see seeria läheb, seda raskemaks Tartul kindlasti ka füüsiliselt läheb. Jarmo, kas vanakooli treener Aivar Kuusma mängis praegu noorema Indrek Reinbocki üle? No mulle eriti sellised käsitlused korvpallis sageli ei meeldi, kui üks võistkond meeletult võib-olla nagu üllatab, et siis tingimata treener mängib teise treeneri üle, et okei, seal olid mingid taktikalised nüansid, aga see, et mängijad on platsil agressiivsed ja nii-öelda näljas, et seda nagu treener saab seda natuke suunata, aga mitte nagu neid siis ju väljakul nende mängima panna, et see oli mingis mõttes, see teisipäeva õhtu oli Tartu jaoks mingis mõttes nagu nii-öelda ideaalne torm, ehk siis Kalev tuli nii-öelda palju lahjema seeria pealt, neil oli 11 vaba päeva või 10, kuidas võtta. Tartul oli siis vastupidi TalTechi seeria ülipingeline lõpuni välja, viimase poolaega murtsid selle asja ära, neil oli 7 või 6 päeva vahet, kuidas nüüd arvutada. Ehk siis nagu... Nemad polnud ilmselt äkki isegi maha rahunenud, et Kalevil ilmselgelt oli juhtunud ju see, et nemad olid vahepeal võtnud aja maha, sest sa ei suuda hoida ju vahepeal seda 10 vaba päeva, seda fooni üleval. Aga Tartu äkki polnudki sellest nagu kuidas öelda, meelelaadist välja tulnud. Ja sa võid trennis imiteerida kõiki asju, aga sa ei saa mitte kunagi seda sama nagu tunnet, mis on mängus ja esimesel poolel seda väga hästi näha ka, et Kalev Cramo mängijad võtsid selliseid mingisuguseid punnitatud viskeid seal, ütleme, et Gregor Hermet oli näiteks üks liiderid, oli selgelt üle häälestunud, seal päris palju tegi selliseid mingisuguseid imelikke lahendusi. Mõned mängijad, kes tavaliselt ei võta mingit raskemaid viskeid, tegid seal mingisuguseid imelikke asju ja sellist, ütleme, palju kohanemist oli selle Tartu nii-öelda võib-olla tavapäratu agressiivsusega, aga Tartu sai seal agressiivsuse kätte seal TalTechi mängus, sellepärast et TalTech mängib ka just selle agressiivsuse peale, nemad olid selle tempoga nagu kohe kohanenud ja nemad lõid selle rütmi, ütleme nii siis. Ja samamoodi teiselt poolt sa võid jälle tulles tagasi selle psühholoogilise poole peale, ma arvan, et sa võid põleda ka sellega, et sa võidad seeria, raske seeria ja käed on üleval ja Nooki mõistes läheb litter laba alt läbi, kui sul käed on üleval. Et sa pead olema valmis selleks ja nii palju kui mina korvpalli suhtes ei olegi kuskilt otsast ekspert, aga suhelnud siin jällegi targematega, et öelda, et oldi valmis algusest peale ja see sama intensiivsus, millega lõpetati siis TalTechi seeria. Sellega mindi vastu ja hetkel vähemalt alguses ei olnud valmis Cramo sellele ja mida mäng edasi läks, seda Cramo rohkem mängu tagasi tuli. Kindlasti öeldi 100%, et ei
me ei näe sellist kaamat teises mängus, nagu me nägime esimeses. Ma usun, jah, selles võib, ma arvan, suht kindel olla, täna õhtul, kui mängitakse uuesti Tartus, et see mäng on hoopis teistsugune. Aga mind huvitab see mahajahtumise või siis ütleme selle säraka ülessaamise teemaga veel selles mõttes, et selle seeria rütm on praegu natukene nagu selline heitlik, et täna mängitakse teine mäng, pausil on 1 päev ja siis tuleb 4 vaba päeva. Sellepärast, et 3. mäng Kalevi hallis on järgmisel teisipäeval, ehk et reede, laupäev, pühapäev, esmaspäev on jällegi paus. Mida see võib võistkondadega teha? Palju oleneb ilmselt tänasest mängust ka, et kuidas see läheb, sellepärast et ma ütleks, et Tartu tegi teisipäeval ikkagi ideaali lähedase mängu, kui mitte ideaalselt. Sellele ei vaielnud isegi mängijad ega treenerid vastu. Okei, see lõpp vajus veidi ära, aga see on mõistetav ka, see edu oli juba nii suur, et võib-olla mingi väike hirm tuli peale ka, sest varem on Kalev sellised lõpud justkui enda kasuks ära väänanud. Võtame kas või selle karika finaali seal veebruaris, kus Tartu jõutis ka viimase veerandi alguses seal 10 punkti ringi, aga lõpuks kaotasid, et sel korral oli see puhver suurem, neil oli enesekindlust rohkem ja see nagu toimis, aga ma arvan, et kui neil täna enam visked näiteks nii hästi ei kuku, kui siin viimases mängus 3. veerandajal, siis neil on vesi ahjus ja ütleme nii, et see Tartu kogu hooaeg, me oleme siin põhimõtteliselt iga saade rääkinud, kui on korvpallist juttu olnud, et need käib nii palju üles alla, et kui nad täna suudavad, ma ei tea, 75% sellest ära teha, mis teisipäeval tehti, siis on juba päris hästi. Aga kas võib juba praegu öelda, et Tartu hooaeg on selles mõttes õnnestunud, et nad on teinud finaalist finaali? Mis oli ju tegelikult üks eesmärk, mis tegelikult kui sa oled finaalis ikkagi võidu kätte saanud, 3 võiduni mängitavas seerias eriti, siis see on juba argument, et see on nagu tõsine finaal. No, nad ilmselt ise ei taha sellega nõustuda, aga jah, et statistika näitab seda, et mis siin viimati Kalev kaotas play-off mängu 2021 aastal üldse Estikatel, et see on juba mingisugune märk. Okei, Tartu käkerdas enda selle Eesti-Läti liiga ära, aga tegelikult nad jõudsid ju karikafinaali, nüüd on Estikate finaalis, nad on kõikunud küll, aga tegelikult nad on tulemused lõpuks kätte saanud, jah. Reibas rõõm. FC Flora 29 punkti, Nõmme Kalju 28 punkti, FC Levadia 28 punkti, Narva Trans 25 ja Paide linnameeskond 23 punkti. Mängitud on 13 vooru ja Eesti jalgpalli premium-liigas jagub intriigi väga palju rohkem, kui hooajal eeldati, sest toona oli ju jutuks see, et kuivõrd tugev ja võimas see Levadia võidumarss tänavu siis on. Seda Levadia võidumarssi pole näha olnud, seda ei ole aset leidnud ning selle hooaja teine Tallinna derbi möödunud nädalavahetusel Alle Kokk Arenal lõppes FC Flora 1-0 võiduga, nii et koduses jalgpalliliigas on intriig üleval. Äge on ju? Olen nõus, on äge ja jätkuvalt ma ei mäleta nüüd, kellega ma seda rääkinud olen väga paljutega, aga tõesti on minu jaoks Eesti jalgpalliliiga tulnud pilti ja jätkuvalt kindlasti see intriig, et üleval on nii palju meeskondi ja võitlevad selle tiitli nimel on ainult kasuks. No see esinelik on ju mingis mõttes, nüüd esiviisik isegi on ju mingis mõttes pahupidi pööratud, et okei, seal vahed on väikesed, aga me siin saates ju rääkisime ka, et tegelikult seal tipus võiks olla Levadia Paide ja siis tulevad Flora Kalju, aga praegu on justkui vastupidi, kas me siis juba ütleme, et Vassiljev on treeneripingil ka geenius või? Veel on vara öelda, aga kahtlemata see hooaja algus on olnud edukas, et kusjuures, kui me vaatame seda, meenutame, et Flora alustas ju 2 ebaõnnestunud esitusega. Viik Transiga ja kaotus Pärnule ja seejärel 11 võidust 9 võitu, 1 viik, 1 kaotus. Et see on olnud muljet avaldav ning Vassiljev on ilmselgelt saanud selle noore Flora meeskonna ennast kuulama ja ennast järgima. See on nagu kõrvalt näha, et see meeskond hingab praegu ühes rütmis. Ja tegelikult see on juba noore treeneri jaoks päris ja saavutus. Ma julgen niimoodi kõrvalt vaadates öelda. Ja on ka näha, et mitmed need Flora noored, kellele vastutust antakse, naudivad seda vastutust ja saavad selle vastutusega ka hakkama. Ja seal muidugi väga oluline on see, et seal võistkonnas on olemas need kogenumad mängijad. Et sul on seal see Markus Poom, on olemas Rauno Zappinen, Rauno Allikus, Ergei Zenjov, mehed, kes on näinud, võitnud, teinud ja Vassiljev ise ka selle muidugi. Et selles mõttes Flora kooslus on praegu hea, aga ma jätkuvalt kahtlen muidugi, kas nad muidugi lõpuni välja veavad, et seal mingil hetkel selle hooaja jooksul võib hakata kas siis kogemusest või millestki muust sellisest asjast nappima, aga muidugi ei pruugi. No jah, et ma just mõtlengi selle Vassiljevi treeneri töö peale, et üks võib-olla ka raskemaid asju on see, et saada
mängima meeskond sinu taktikepi järgi ja ma arvan, et see on tal juba linnukesena kirjas, et sellise kujuna, nagu ta Eesti jalgpallis on ja sinna riietusruumi läheb, ma arvan, et kõik kuulavad igat sõna ja kindlasti, nagu sa tõid välja, see just core group on inglise keeles. No kes on selline käepikendus, vanem korpus ja kes on nagu käepikendus ja ma arvan, et see on ka nii tugev ja see aitab kaasa, et see on ka häälestanud ja kuulab kõike, mis ülevalt tuleb ja võib-olla see, et Vassiljev on mänginud just seal samas ja olnud koos nii paljude meestega seal, see teeb sellise väga kaasaegse positsiooni, et ta ei ole nagu kõrgem teistest, ta on ikka veel see mängija, see tunnetus on olemas ja see just võib-olla on ka omapidi nagu tugevus, et sa ei tõsta ennast niimoodi üle, vaid sa oled nendega samal tasemel ja kui sa tood oma plaani, siis võetakse vastu seda niimoodi. No jah, autoriteet on ta seal niikuinii, selles nagu, ja ta oli juba varem, aga mis puudutab seda noorust, et tegelikult Flora 2015 ja 2019 tuli umbes samas olukorras Eesti meistriks, kus nad läksid peale hooajal ikkagi sellise rivaalidest selgelt noorema koosseisuga ja suutsid sellega hooaja lõpus, hooaja käigus niivõrd palju kasvada, et tuligi meistriks. Kui palju Ott see rolli mängivat on kuuldanud, et Flora ladus korralikult sellist üldfüüsilist põhja ka, pluss ma olen nüüd kuulnud seda, et tattusin Karmööliga ühel padelivõistlusel kokku, natuke teisel alal, aga seal natuke vestlesime ja seal jäi nagu mulje ka, et tegelikult see kogu see seal võib-olla üks treener oleks isegi vaja rohkem, aga kogu see töö on suhteliselt süsteemne. Karmööl ise on ju väga hea, selline üks treener, ta tegeleb seal noortega, tahaks isegi võib-olla rohkem nende jaoks aega saada, nii palju võib-olla jagu, aga ütleme nii, et see kogu see süsteemi ülesehitus näib päris süsteemne ja selline, ütleme, et üldfüüsilisel ka põhineb mingil määral. No üldfüüsilise kohta lihtsalt vaatame fakte, et kuidas on Flora mänginud mängude lõppe. Ja nad pidid Levadia vastu kaitses istuma nii hooaja esimeses tervis, kui nad tegid 0-0 viigi ja mängisid lõpus vähemuses. Kui ka nüüd möödunud nädalavahetusel, kui tegelikult Levadia pärast oli mängul ülekaal ja Levadia vastu 2 korda lõpus kaitses olemisega saadi hakkama. Lõpuks see näitab, et kas sul on see füüsis ja jõud olemas, kas sa leiad selle tahte ja pead lõpuni vastu või mitte. Ühe mängu on Flora lõpuga kaotanud Kaljule, aga pigem on nad lõpuga olnud head ja võtnud sealt mäng ära. Oled nõus väravvahtidele väga suur roll sellistel hetkedel ja kas ei olnud kuumängija klubi siseselt ka Flora väravvaht? Evert Grünwald, ja. Et see, ma arvan, on ka see, mis selle kindluse loob seal taga. Aga mis puudutab seda paika timmitud süsteemi, siis oleme ausad, Konstantin Vassiljevil on olnud ju eelmised 6 hooaega suurepärane positsioon. Ta küll ametlikult ei olnud mängiv abitreener, aga mida aeg edasi Floras läks, seda rohkem ta tegelikult selles rollis oli. Eks ta oli ise möönud ka, et ta ju jälgis kindlasti Jürgen Henni maneere kõrvalt, mullu siis tõsi Norbert Hurda ja Taavi Viigiomi, aga tal on olnud aega ennast selleks ametiks valmis seada ja oma mõtteid, ma arvan, sorteerida. Ja ma arvan, me näeme praegu selle tulemust. Aga Florast edasi liikudes, siis mulle väga on avaldanud muljet Nõmme Kalju. Ja see, kuidas Nikita Andreev on pärast seda, kui ta Alex-Mattias Tamm võistkonna liider läheb minema ja ta on saanud selle võistkonna ikkagi mängima. On sulatanud sisse Uku Kõrre, natuke tema roll on praegu väiksemal, aga Kristjan Kase väga hästi võistkonda, pannud Nikita Ivanovi lööma väravaid, olema ohtlik, et see on olnud ja andnud kogu sellele Kalju meeskonnale enesekindluse. Et Flora ja Kalju on selgelt ikkagi olnud õnnestajad. Levadia ilmselgelt ei ole suutnud ootustele vastata, sellepärast, et mängulist ülekaalu väravateks ei realiseerita ja Paide linnameeskond lasi peatreeneri. Ma küsiks nüüd sinult, et kuidas Levadia treeneri kommentaari suhtud, et kui ta ütles, et liiga on tugevamaks läinud, mitte Levadia ei ole nõrgemaks jäänud? Mina ei ole sellega nõus, kuidas Eesti jalgpalliliigat siin stigmatiseeritakse sageli, et ma siiralt arvan, et viimase 6-7 aasta jooksul Eesti jalgpalliliiga on ka taseme mõttes väga selge sammu edasi teinud. See professionaalsus, mida klubide igapäevatöös on, see on selgelt tõusnud. Nüüd võrreldes eelmise hooajaga, ma rääkisin ühe väga kogenud premium-liiga kaitsjaga ja tema ütles, et Levadia ei võida tänavu sellepärast, et teised satsid on saanud aru, kuidas Levadia mängib. Et see mullune Levadia on läbi hammustatud ja Levadia pole ise piisavalt muutunud. Aga samas, kui me võtame nüüd niimoodi, et jah, Kalju kaotas küll Alex-Mattias Tamme,
aga mängib praegu ikkagi väga ladusat jalgpalli. Et Floral on noor koosseis, aga nad on ilmselgelt suutnud juurde panna. Need võistkonnad on tugevaks läinud minu meelest mullusega võrreldes. Suur küsimärk on Paide praegu. Jaa. Tandem peatreeneritega minnakse peale, kui kauaks, mis sa arvad? Nad on ju jäänud sellest esikolmikust natuke rohkem isegi maha, et ma küsiks isegi nii selle Ivan Stoikovitsi kohta, et kas siis Stoikovits oligi selle liiga jaoks liiga hea treener, nagu ise üritas kogu aeg fooni luua või see on selline välistreenerite, eriti sealse piirkonna selline natuke kõvatamine nii-öelda. No eks sama rääksid ka Marko Savic ja Aleksandr Rogic, 2 eelmist serblast, kes mõlemad töötasid Levadias, et Stoikovitš ei suutnud oma võimeid realiseerida sellepärast, et see oli Eesti, et sorry, et sellel jutul pole nagu mingit saba ega sarvi taga. Samas ma ei taha Stoikovitši nagu lõpuni süüdistada, minu jaoks on ikkagi küsimus see, kas Paide mudeliga, kus kohe, kui tuleb ikkagi hea pakkumine mõnele heale mängijale, see mängijaga maha müüakse, kas selle mudeliga on üldse võimalik Eesti meistriks tulla, kui sa pead iga talv hakkama uut võistkonda ikkagi ehitama. Ja eelmise hooaja Paide 2 väga olulist lüli, Patrick Ristel ja Abduliz Cesai läksid ära talvel. Ja seda võistkonda on tulnud uuesti ehitada ja oleme ausad, Cesai ei ole suudetud edurivis asendada. Ja Paide on varemgi sääraseid lükkeid teinud. See mudel ei ole halb, aga siis sa peadki natuke ümber mõtestamised, mida sa saavutada tahad. Samas, kui vaadata ikkagi suurt pilti, et kui noorel mängil on võimalik minna tugevamasse liigasse, siis ma arvan, et see on anti-jalgpall. Ja muidugi, et see on eriti nõme, kui Patrick Ristel oleks käsi ette pandud ja tegelikult ka Cesaile. Aga kui klubi on ennast sellele poliitikale üles ehitanud, siis praegu kuskil paistab, et on mingisugune võimelünk ikkagi. Sellepärast, et tekib liiga suur tagasilöök ja selle pealt kevadeti nagu mängitakse niimoodi, et tuleb jäädakse maha ja siis proovitakse edasi hakata ennast järele võtma, aga niimoodi tiitlini jõuda on keeruline. Tulete meelde, Paide linnamees, kui pole senise ajalooksel kordagi veel tiitlimängu suutnud sekkuda. Ott, ma lõpetuseks küsin natuke kiuslikult ka, et viimati, kui liiga oli nii võrdne 2023, siis läks eurosarjasse rong kiiresti sõitis minema suure signaali ja tossuga, et kas peame nüüd ka siis eurolootsed maha matma? Sõltub väga palju loosist. Toona 2023 oli kehv loos ja võistkondadel asjad ei klappinud suvel ja siis läkski kõik tuksi. Vabalt võib sel aastal ka niimoodi minna, aga päris palju sõltub loosist. Seal on ikka oluline vahe, kas sa mängid Gibraltari või Slovakkia meistriga. No see on väga oluline vahe, aga see võibki puhtalt loosist sõltuda. Mornmure. Eesti võrkpallilegend ja julgen väga kindlalt seda sõna kasutada. Georgi Kretšu on Poola ja Venemaa ajakirjanduse teatel liitumas Venemaa kõrgliigaklubi Belgorodi Belogorjaga ja siirdumas selle peatreeneriks. Ning seda asja me pressisektori mure rubriigis käsitleme. Jarmo, kui see asi niimoodi läheb ja kõik märgid viitavad, et see nii läheb, et mis teeb see Kretšu pärandiga Eestis, kui ta läheb praegu Venemaale tööle? No minu esimene emotsioon on küll nagu väga suur pettumus, sellepärast, et ta on alati tundunud ja paistnud selline põhimõtete kindel mees, õigete asjade aja, aga tundub, et need põhimõtted on siis kas vales kohas või siis on need rahaga ära ostetavad, mis ei näita sellist väga head märki, et okei, tal on enne ka Venemaal sidemeid on, ta on palju Venemaal treener olnud. Samas klubis ka. Jah, palju tuttavaid kindlasti, aga kui sa oled sealt, sõjakoldest, paarsada kilomeetrit eemal või 100 kilomeetri läheduses seal kuskil Rumeenia linnas sündinud, üles kasvanud, siis see tundub küll igas mõttes reetmisena, mitte ainult siis nagu Eesti spordipublikule, vaid oma kodumaa juures ka. No ja samas aus on öelda seda või et mis selle asja põhjus või tagama on, et Venemaa võrkpallis liigub Euroopa mõistes väga suur raha, et Euroopas väga suured võrkpalliriigid on Itaalia, Poola ja ilmselt seal Venemaa ja Türgi, niimoodi need liigad vist lähevad. Ja tegelikult nagu Venemaa on ju nagu ära lõigatud korvpallis, jalgpallis, igalt poolt on ära lõigatud, aga samas see Venemaa on ise nii suur, et samas näiteks võtame korvpalli VTB liiga näite, seal on ikka ma ei tea, endiseid NBA mehi, endise Euroliiga mehi, sinna ikka minnakse võrkpallis samamoodi, et see on omaette maailm seal, aga see Venemaa on nii suur, et seal on ikkagi nagu kõva tase ja kõva raha, et me võime neid üritada ära lõigata küll, siis aga kedagi nad ikka sinna meelitavad kohale. Villem, mis on jäähokis saanud KHL-ist, mis oli ju ikkagi päris suurt tähelepanu pälvinud liiga, kuniks sõda algas?
Ja minu väide on, et mina ei vaata sellest hetkest enam KHL-i, aga olen kuulnud, et seal eurooplasi väga ei ole. Tõsi küll, on Slovakke, üks prantslane, oli alguses kohe pärast sõda, sinna jäi 1 hooajaks veel üks soomlane, kui mitte 2. Need mehed on maha materdatud täielikult meedia poolt, et see, kui Slovakkia koondisesse nüüd ka võeti ja esimene pressikonverentsi küsimus oli, kuule mehed, teate ka, mis maailmas toimub? Et mis te teete? Et see on nagu täielik eetilise kompassi puudumine. Tõsi küll. Aga põhja-ameeriklased ju mängivad KHL-is jätkuvalt. Ja, need on ja sinna ma tahtsingi jõuda. Mida kaugemale minna sõjakoldest, seda vähem see nagu meeles on. Ja kui tuleb ikkagi siuke pakkumine, mis on 2-3 korda suurem, mida on tehtud ka Eesti ühele hokimängijale pärast seda, kui sõda algas, mis on selline, mis muudab elu täiesti nagu selles mõttes ja on inimesed, kes saavad sellest aru, et see on täiesti mõttetu, mis numbrid seal on, et seal võib veel 3-0 otsas olla, et mina ei lähe sinna põhimõtte pärast. Ja siis on inimesed, kes tulevad Rumeeniast, kelle jaoks on natukene kaugem mulle. Rumeenia endine president oli ka pigem nagu selline Venemaa pooldaja. Nüüd nädal aega tagasi oli presidendi valimised. Ma arvan, et see ka natukene nüüd muudab seda asja kohalikul tasemel. Sinna ma ei hakka liiga pikalt peatuma, aga kindlasti lõpetuseks, mida kaugemale minna sõjakoldest, seda lihtsamalt ja seda selgemalt rahalised asjad kaaluvad üle. Ehk selle Kanada või USA jäähokimängija jaoks mängimine Venemaal on töö nagu iga teine. See, kes seal mängib? Ja. Nii palju, kui ma olen podcast'e vaadanud, kus räägitakse, tehakse intervjuusid ka mängijatega, kes seal mängivad jätkuvalt ja kes on eelnevalt seal mänginud, siis absoluutselt, et sellest, et riik oleks sõjas, küll keegi ei maini. Et ma arvan, et seda nad peidavad ka väga hästi. No aga saavad aru, mis jutt tuleb rääkida. Aga antud kontekstis nagu taulin täielikult, et sa oled ikkagi Eestis olnud treener, sa oled Eestis legend, nagu sa ütled. On ju legend. On legend. 2-kordne aasta treener. Ja siis teha selline käik, et Aga oleme ausad, ega see Kretšu ei ole nüüd mingisugune erandnäide, vaid Venemaa vastane surve spordis on leevenemas ka muudel aladel. Vehklemine, mis teatavasti ongi venelase Usmanovi kontrolli all, seal nüüd suvisel EM-il või MM-il või Eesti naiskonnal või meeskonnal juhtud, et tuleb vastamisi minna Venemaa või Valgevene võistkonnaga. Tõsi, ei vehkle küll oma lipu all, aga ikkagi, et ka võistkonna vehklemises lubatakse tagasi, mida siiamaani muudel aladel pole tehtud. Ja on siin muidugi Gianni Infantino rääkinud midagi, et Venemaa tagasi lubamine võiks olla hea mõte ja nad edasi. Et see surve lihtsalt on lahtumas. See on asjade reaalne seis kahjuks. Jah, et korvpalli Euroliigas ka praegu ametlikku kinnitust ei ole, aga nagu vaikselt tundub, et äkki lastakse mõni sealt Venemaa klubi tagasi, äkki laieneb see liiga, et neid ohumärke on igal pool üleval, aga jah, tundub, et see ongi paraku paratamatus. Tähtis teema. No nii, ja kui arvasite, et kutsusime Villem-Henrik Koitmaa saatesse, aga jäähokist ei räägi, siis eksite. Maailmameistrivõistlused Rootsis ja Taanis jätkuvad, täna on kavas veerandfinaalid. Räägime nii neist veerandfinaalidest, aga räägime natukene ka tegelikult sellest, mis alagrupi turniiri jooksul on juhtunud ja mida see MM meile on üldse näidanud. Lõpuks alagrupi turniir läkski niimoodi, et suur kuuik endast väljapoole ei kaotanud mitte ühtegi mängu. Mida see näitab? Suur kuik, ütleme ka Kanada, USA, Soome, Rootsi, Tšehhi, Šveits. Näitab küll seda, aga tegelikult ikkagi oli põnevaid mänge kindlasti, kus see väiksem meeskond oli napilt ammustamas, aga jäi see viimane samm tegemata. Aga ma ütleks küll, et veerandfinaalides on Austria, Taani küll sellised pigem üllatajad. Et oleks oodanud kindlasti, et Saksamaa kahtlemata läheb sinna ja mängib ka medalimängudes, räägib kaasa. Ja teiselt poolt siis Läti võidad Slovakkia ära ja siis komistad Austria otsa. See on katastroof, nagu ütles Lotsmeris. Kuidas Läti ringkondades seda kõike vastu on võetud siis? Katastroof. See on konkreetselt, see on nagu katastroofs äkki siis või. Et aga see on just see, et Austria vastu ja Kaspar Staugavins ütles ka pärast mängu, et me täielikult läksime lihtsalt jalutama, arvasin, et tuleb midagi lihtsalt nagu peale vaadates mängule, et ei olnud seda häälestatust ja vaadates Austria mängu, siis ise kommenteerides ma ütlesin ka, et Austria on mänginud väga head turniiri ja esimest korda 26 aasta jooksul võeti 3 võitu, see on siis enne seda mängu Lätiga. Et mõelge, mis enesekindlus seal on praegu.
et ja nii ka läks, et oma võimalused kasutati ära ja järjest rohkem Lätil hakkas tekkima see olukord, et peab riske võtma ja aga kas see, ütleme, et Läti väljalangemine on üllatav, väga üllatav või seda võis kuskilt ka eeldada? No viimase 5 aasta jooksul on 4 korda välja jäetud. 1 korra jõuti veerandfinaali, võeti pronks. Et see, et ta välja jääb, ei ole. Aga see, et Austriaga niimoodi 6-1 Austriale, see kindlasti on. Ma korra veel küsin sellist üldist vaadet ka, et sa siin mainisid ka, et mõned väiksemad mängisid tegelikult päris hästi, võib-olla see punkti võitu kätte ei saanud, et mulle jäi näiteks silma Prantsusmaa, kes oli Soome võidule ülimalt lähedal, aga samas ikkagi lõpuks seal kaotasid, seal visati lõpus paar väravat soomlased, et mida see üldiselt näitab selle, ütleme, tipptaseme kohta praegu, et kas need tagumised on tipule pigem lähedal või kuidas see üldpilt välja näeb? Prantsusmaa ju viimased ka kukkus esimesse divisjoni. Ja, aga sellegi poolest oldi ju väga lähedal mitmes mängus ja kogu aeg läksid nad paremaks või vabandust, kogu aeg nad nagu olid mängus sees mingi hetkeni. Välja arvatud see Sloveenia mäng, siis kus seal mängus pidid ju ise domineerima ja seda ei suutnud üldse teha. Et tihtipeale on see taga ja rollis hea lihtne olla, ühtegi pinget ei ole, kui Soomele kaotame, aga samas küll lisaajale viime. Oi, kui hästi läheb, on ju. Ja ma toon nüüd välja ja esitan küsimuse. Antoine Keller, väravvaht, palju juttu. Noor mees, 20-aastane, draftitud NHL-i ja mängis käsiväravvahi koha välja Prantsusmaa koondises. Soome viis lisaajale, oli nii. Tallinnas mängis ka U20 MM-il. Kes oli Tallinna MM-i parim väravvaht? Ei olnud Keller. Oli see meie poiss? Oli, Georg Vladimirov. Et asjad nii kiiresti jääokis võivad muutuda. Tema oli Sindoni MM-turniiril parim. See turniir oli meil jaanuaris. See oli detsembri, ei, aga sellest on nüüd 2 aastat mööda. Okei, üleline aasta. Toona, jah. Ja sellised kokkupuutepunktid tekitavad alati sellist huvitavust. Meenutad ka näiteks seda, kas 2012 U19 EM finaalturniiri jalgpalli koosseisu, kes siin Eestis mängisid, et Toni Kroos oli seal vist ja Pogba vist ja igased erinevad tegelased on niimoodi olnud. Giannis Antetokounmpo on mänginud ju TTÜ spordihoone seal keldris, nagu öeldakse selle kohta spordiringkondades, et selliseid asju on ka juhtunud, jah. Ja, nii, aga vaadates nüüd veerandfinaalpaaridele otsa, siis paratamatult on tunne, et 2 matši on ühepoolsemad. Kanada-Taani, seal ei tohiks midagi juhtuda. Kui palju olen ma ise öelnud seda, kui palju ma olen kuulnud seda ja ikka juhtub aeg-ajalt, et ma tõesti, Mitu NHL-i meest Taani koosseisus on? 1 ja väga oluline, see, kes liitus viimases mängus ja otsustavas mängus siis Saksamaa vastu selle väravaga lõi ja lisaajale ja poliitidele see läks. Kanadal on kõik, eks ju? Kanadal on jah, et jah, kõik. Rootsil on 2, kes ei ole, aga nad ei ole isegi koosseisus kogu aeg. Okei. Ja teine, Šveits, Austria, et Austria küll, seal äkki on mingisugune suurem mingi üllatusvõimalus, samas Šveits on olnud õudselt kindel. Esimene mäng, jah, tšehhidele lisaajal kaotati seejärel 6 võitu. Ja Šveitsiga on see, et mõtlesin tagasi, et tõesti jälle paberil, mitte mingit küsimust ei ole, et Šveits läheb sealt edasi, aga Šveits hammustas näppu Saksamaa vastu, oli see 3 või 4 aastat tagasi, kus läks veerandfinaali nii rahulikult mängima, et lausa teise väravvahi pani väravasse, et säästa esiväravvahti ja kaotas. Ja toona ei olnud Saksamaa üldse mingisugune favorit, tõsi küll, Austriat oli ta kõrgem, aga ma arvan, et kui Šveits läheb nii rahulikult, Austria saab oma mängu käima ja loomulikult väravvahist on ikkagi pool mängu kinni, heal päeval isegi rohkem, siis Austrial on omad võimalused kindlasti. Nii. Ja USA-Soome 50-60. Räägime põhimängudest ka nüüd. Nii, Soome võitva hokimudeli suur osa on ülihea väravvaht. Juuse Sarros on olnud väga hea sel turniiril. Aga see, kuidas ta Kanada vastu mängis, see oli supermäng tegelikult. Absoluutselt. Ja kuidas ta on mänginud kõik mängud just Põhja-Ameerika koondiste vastu. Rootsi ka. Kõik ju Kanadas mängivad või kõik on NHL-is mängivad. Et mulle tundub, aga mis seal vahe on, et mängida Põhja-Ameerika koondise vastu või mitte? Et kas see tegelikult see vastasmängijate stiil on mingi teistsugune ja kuidas saab väravahile paremini sobida? Ma julgen öelda, et see on natukene nagu kuidagi väravahina sa äkki tunned ära natukene seda stiili, et isegi kui tõesti meeskonnad mängivad pisut erinevalt, siis NHL-is, kuna see väljak on kitsam, siis see mängu dünaamika on rohkem sirgejoonelisem. Ja sellest tulenevalt väravahina sa nagu tead, et need rünnakud tihtipeale ei ole diagonaalsed, vaid tulevad otse sulle peale ja tõesti küll
ma ei hakka nii detailidesse minema, aga ma arvan, et seal selliste mustrite äratundmist kindlasti on. Et Saras muidugi ülikvaliteetne väravat muidu ka ükskõik kus ja kelle vastu, aga just need mängud Rootsi ja Kanadaga tema parimad olid ja ma arvan, et see ei ole kokku sattumas. Ja sellepärast ameeriklased peaksid muretsema. Kahtlemata ameeriklased peavad niisama ka muretsema, seal on teisi mehi veel nagu Pässinen näiteks, et seal ikka suudetakse väga head hokit pakkuda, aga jällegi Pennonen ütles ise, Soome peatreener, et Soome üks osa, võitva hoki üks osa ongi ülihea väravvaht ja soomlased on teada-tuntud jääbki maailmas kui head väravvaht. Seda me teame juba Jukka Tammi, Jarmo Mülluse, Ari Sulanderi, Markus Kettereri, selliste meeste aegadest alates. Jarmo vaatab praegu sellise näoga mulle otsa, et ta on üheski Eesti ei kuulu mitte midagi. Kõik aastad, kui on Soome võitnud, on olnud ülihea väravvaht väravas ja olnud üks nagu parimatest ja kui finaali jõutud, siis on isegi MVP-d olnud kogu turniiri. Võitmiseks peab PSK väravaid viskama vähemalt ühe, et kas selleks on ka jõudu? Kindlasti. Et siis Soome võidab? Jah. Ma arvan seda, oleme ausad, et üldse jättes kõrvale praegu selle, et Ameerika vastu ollakse spordis praegu päris palju poliitilistel põhjustel, aga sellele turniirile annaks juurde rohkem poolfinalist Soome kui poolfinalist Ameerika Ühendriigid. Sellepärast, et poolfinaalid mängitakse ja medalimängud mängitakse Stockholmis, see tähendab sinna väga palju Soome fänne koha peale ja see kõik tekitab atmosfääri, tekitab intriigi. See lihtsalt on niimoodi, et selle vastu ei saa. See on nagu fakt, kuigi eks näis, kumb siis täna jääl parem on. Ja ma ütlesin väga sellise murdva häälega selle Soome, aga tõesti ega ei ole kindlasti lihtne, et seal on Logan Coolid ja kes iganes seal, kes suudavad siukseid liigutusi teha, et vahepeal lihtsalt kommentaatori puldis võtab peast kinni ja kõlvaklapid, et see on ikka väga-väga hea hoki, et kes vähegi suudavad telekette tulla, pange siis töökas või kinni korraks ja vaadake need mängud, et see on hoki täielik tipp. 2 sõnaga ka Rootsi-Tšehhi mängust. Kas see tuleb sama tasavägine kui Soome-USA või seal on Rootsi ikkagi suurem soosik? Ei, ma ei julgeks niimoodi küll öelda, sellepärast, et Tšehhi valitsev meister, kui Pasternak hakkab pastat tegema, siis seal hakkavad asjad liikuma, aga Pasternaki kohta ka veel nii palju, et tal on natukene reie vigastuse mure, et ta on küll mänginud kaasa, aga tal on muret teinud. Seda on ajakirjanikud märganud, et mees venitab iga võimalik vahepaus ja igasugused probleemid ja liikumine võib-olla ei ole päris see kohati. Aga sellest hoolimata ta on nagu, kes siin nüüd ütles, et ta saab nagu Jokits, ütles see Charles Barkley, kunagi ütles Jokitsi kohta, et saab palli ja nagu aeg jääks seisma. Ja selline tunne tekib Pasternakiga, et kui sul on selline mees meeskonnas, siis ei ole vastane kindlasti nagu selget favoriidikoormat kandma. Kuule, vaata Rootsil on muus elus üldse, on kohati küljes nagu selline veits nagu ülbe maine, et nad on nagu ülbed on. Et kas jäähokis on see asi samamoodi ja kas mul on nagu tunnetus õige, et neid, kes ei salli Rootsit ja mitte ainult Eestis, vaid üldse ka Euroopas, on oluliselt rohkem kui neid, kes ei salli kas Soomet või Tšehhit? Jaa, võib-olla küll, jah, et ma ise olen Soomes. Aga me teame kõige paremini, kui see asjad käivad. See on see rootslaste hoiak. Ma olen Soomes ju mänginud ja elanud pooleldi Soomes. Et seal ei sallita Rootsit, see on aru saada. Ja et sealt on mul see kaasa antud DNA-sse juba süstitud, et see termin on pätre folk, mis nad ütlevad, mis on siis tõlgituna rootsi keelest, et paremad inimesed. Et niimoodi nad nagu ülal peavad ennast ja tead, see kandub natukene võib-olla küll ja seda just vihatakse, see on see, mis on, et me tuleme nüüd, meie teeme ja siis vaatame. Villem, räägi lõpetuseks enda vormist ka, et siin põhimängud nüüd hakkavad, kui ma ei eksi, sinul on põhikommentaatorina esimene turniir, et kuidas oled hakkama saanud ja kas nüüd tippvorm tuleb nüüd siin nädala lõpus? No tahaks väga loota, et siin vahepeal tahtis hääl küll ära minna, aga ja see nii-öelda play-by-play tegemine, see on selline kunst, mis vajab veidi veel lihvimist, aga hasart on suur ja tõesti nüüd mängija karjääri lõpetuseks hea oli võtta selline järgmine suur väljakutse, et kuidas sellega hakkama saanud olen ja hindamiseks peab küsima Toomas Vara käest või televaatajatelt küsima, et kuidas see läinud on. Kes siis pühapäeval finaalis mängivad? Väga lihtne küsimus. Pikk paus. Kui Rootsi suudab... kes mängivad? Esimene emotsioon. Rootsi-Kanada. No see kõlab kõige loogilisemalt. Nädala vahetuse top.
Pressisektori lõpetuseks kiire ülevaadega erinevatest spordisündmustest, mis eeloleva nädala jooksul juhtumas on. Korvpalli Eesti meistrivõistluses, nagu öeldud, jätkuvad finaalseeria täna Tartus, teisipäeval Tallinnas 3. mäng, järgmisel neljapäeval Tartus 4. mäng ka kindlasti, aga pronksiseeria on ka käimas. TalTech juhib seda 2-1. Ja ma arvan, et TalTech võtab pronksi ja Kalev Cramo võtab ikkagi kulla. Nii, Jarmo jääb enda juttudel kindlaks. Jäähoki MM-il veerandfinaalid täna, poolfinaalid laupäeval, medalimängud pühapäeval ja oluline on see, et poolfinaalpaar me tegelikult ei tea, et see ei sõltu, ei lähe niimoodi, et konkreetse veerandfinaali võitja läheb teisega vastamisi, vaid see vaadatakse uuesti seda põhiturniiri rankingut ja selle põhjal pannakse paika poolfinaalpaarid. Jaa. Tõesti, et see kindlasti lisab ka sellist üllatusfaktorit, et ma jällegi tooks välja, et kindlasti ei ole võimalik siin valmistuda sellise lühikese turniiri jooksul nüüd nagu kardinaalselt erinevalt, et videod vaadatakse üle, vähemused vaadatakse üle, ülekaalud vaadatakse üle, aga sellest pikemalt kindlasti mitte, et see erineb. Kohanemise värk? Mängu jooksul, jah. Just. Ning jalgpallis selgub laupäeval Eesti karikavõitja nii naiste kui meeste seas. Naiste finaalis vastamisi FC Flora Saku Sporting, meeste seas Nõmme Kalju FCI Levadia, mõlemad mängud laupäeval A. Le Coq Arenal. Pressisektor oli 31. saates koosseisus Jarmo Jagomägi, Villem-Henrik Koitmaa, Ott Järvela. Me oleme tagasi nädala pärast, aga siis juba natukene teistsuguses koosseisus ja kindlasti ka uute teemadega. Tšau! Saadet toetab Pahv. Pressisektor.